$3,4 miljardit teie maksurahast on nüüd hunnik väändunud suitsavat metalli. Jeff Bezos ja Blue Origin pidid olema Elon Muski turvaline varuvariant. Nüüd on sellest saanud Artemis-programmi ainsaks rikkekohaks. Bezose ambitsioon on nüüd sisuliselt peatanud NASA tee tagasi Kuule vähemalt aastani 2028. Aga plahvatus ei olnud tegelik probleem. 11. aprillil 2026 jälgis kogu maailm, kuidas Artemis 2 meeskond lõpetas oma Kuu lennu ja maandus tagasi Maale. Avalikkus ootas hinge kinni pidades, kuni kõik 4 meeskonnaliiget turvaliselt kosmoselaevast väljusid. USA kosmoseprogramm oli tagasi ning nüüd vaatasid inimesed taas tähtede poole. Kuu oli nüüd saavutatav eesmärk. Vaid 2 kuud hiljem on see eesmärk suitsu haihtunud. Sõna otseses mõttes Artemis 3 peeti kunagi programmi järgmiseks suureks hüppeks. Nüüd on see alandatud, mehitatud maandumissüsteemi testiks koos SpaceXi ja Blue Origini katselendudega. Fookus on kohtumise ja dokkimise tehnoloogia tõestamisel, et hoida astronaudid turvalisena, samuti uue Kuu pinnale mõeldud kosmoseülikonna välikatsetamisel. See sarnaneb väga 60-ndatel Apollo 9 missiooniga, mis oli üks viimaseid proovimissioone enne Kuu maandumist. Kuid erinevalt Apollo 9-st ei ole endiselt selget ajakava, mis edasi saab. Ja see on kõik tänu ühele mehele. Jeff Bezos Blue Origin oli üks esimesi erasektori kosmoselennu pioneere, asutatud 2000 aastal ajal, mil NASA domineerimine hakkas hääbuma. Bezos nägi võimalust ja seadis selle järgmise kosmosereisi ajastu jaoks valmis, kuigi ettevõttel oli esimesed 5 aastat väga vähe tegevust. Kuid 2006. aastal lasi ettevõte oma Texase stardipaigast välja esimese katseraketi, mis jõudis 285 jala kõrgusele. Blue Origin sai peamiselt tuntuks kosmoseturismi poolest, pakkudes suborbitaallende kuulsustele ja ärimeestele kopsaka pileti hinnaga. Kriitikud naljatasid, et see polnud kosmoselend, vaid uhkeks tehtud lõbustuspargi vabalangemistorn. Kuid pilgete varjus ehitas ettevõtet tõsist tehnikat, mida toetas praktiliselt piiramatute vahenditega Bezos ise. Varsti andis valitsus $3,4 miljardi suuruse lepingu Artemis 5 Kuu maanduri jaoks. See laev oleks esimene mehitatud missioon, mis maandub Kuule pärast 1970-ndaid. See oli muljetavaldav leping uustulnuga, kuid kas nad suudavad selle täita? Blue Originil polnud valitsuse lepingu sõlmimise ajal ühtegi edukat orbiidimissiooni. Kuid 2025 aasta jaanuaris viis ettevõte läbi oma esimese eduka stardi. Sama aasta novembris järgnes veel üks missioon. Seekord kandis see mehitamata NASA lasti. Tundus, et asjad liiguvad õiges suunas ja NASA oli valmis oma investeeringut ettevõttesse suurendama. Bezos tundus olevat kindel ja usaldusväärne valik. Kuid NASA võis end nurka mängida. Agentuur on teinud suuri investeeringuid Blue Origini ja selle New Glenni prototüüpi. Kui see satub takistustele, satub ka NASA. 2026 aasta mais vaatasid kõik õudusega, kuidas New Glenni rakett plahvatas stardiplatvormil raketi spetsiaalses stardikompleksis Cape Canaveralis. See ei hävitanud ainult raketti, vaid kahjustas tõsiselt ka ainsat töötavat Blue Origini stardipaika selle tüüpi rakettide jaoks. Rakett oli kadunud ja koos sellega ka ajakava. Tragiline eksimus või midagi enamat. Sest see polnud juhuslik õnnetus. See katastroof oli juba mõnda aega kujunemas. Blue Origin, nagu kõik kosmoseettevõtted, on ümbritsetud saladuskattega. Kui see jõuab uudistesse ja pole plaanitud start, on see tõenäoliselt halb uudis. Lisaks, kuna tegemist on eraettevõttega, on läbipaistvust vähem kui NASA hiilgeaegadel. Nii palju kui enamik inimesi teadis, kulges raketiarendus 2026 aasta alguses plaanipäraselt, Artemis 2 edutuules. Esimene märk probleemidest tuli 2026 aasta aprillis. Midagi ebatavalist ilmus Blue Origini CAT-rajatises Merritt Islandil. Droonekadrid paljastasid tõsised katusekahjustused vertikaalses testhoones, mida kasutati raketisüsteemide ja paakide puhastamiseks. Klipis sai kiiresti viraalne hitt ja varsti sekkus valitsus, peatades ajutiselt tegevuse. Seda ei nimetatud suureks tagasilöögiks, kuid inimesed hakkasid küsima, mis veel toimub. Nad said oma vastuse üsna pea, tulesähvatuses. 2026 aasta aprillis alustas FAA uurimist ettevõtte ebaõnnestumise kohta täita seatud eesmärke. Hiljutine katsetusstart ei jõudnud soovitud orbiidile pärast teise astme tabamist. See tekitas tõsiseid küsimusi selle kohta, kas New Glenni rakett on tööks valmis. Äkitselt oli Bezose uhkuse rõõm tugeva surve all, et tõestada, kas see suudab toime tulla veel ühe kõrgete panustega missiooniga. Kas nad kiirustasid asjadega? Igal juhul järgnes peagi katastroof. 28. mail testiti New Glenni raketi 3. esimese astme kiirendit.
Staatiline süütekatse oli üks paljudest stardikindluse testidest, mille eesmärk oli panna rakett samasuguse äärmusliku surve alla, mida see stardi ajal kogeb. See test paljastas laastava nõrkuse. Tõukur plahvatas, tekitades väidetavalt kõige võimsama raketiplahvatuse pärast seda, kui Nõukogude N1 rakett 1969 aastal õhku lendas. See ei hävitanud ainult tõukurit, vaid hävitas kogu raketi, purustades esimese astme ja põhjustades ahelreaktsiooni, mis hävitas ka teise astme. See võttis kaasa ka platvormi. Plahvatus oli nii võimas, et rebis läbi stardikompleksi 36, mis on New Glenni jaoks mõeldud Blue Origini stardibaas. Tänu kiirele tegutsemisele ei saanud keegi maapinnal vigastada ega hukka, kuid see oli raketi jaoks tohutu tagasilöök. Võib-olla kogu kosmoseprogrammi jaoks. NASA pidas ettevõtet usaldusväärseks partneriks, kuid üha rohkem inimesi hakkab spekuleerima, et Blue Origin võib sisuliselt olla petumäng, mis lubab üle ja annab vähem kui lubatud. See polnud lihtsalt raketi ebaõnnestumine. See hävitas ka tulevaste rakettide stardiks vajaliku infrastruktuuri. Äkitselt läks kogu stardigraafik sassi ja kõik näitasid näpuga otse Jeff Bezosele. Ettevõte oli alati väitnud, et töötab aeglase ja metoodilise inseneritöö põhimõttel, kontrollides iga sammu 2 või 3 korda üle. Aga nüüd paistis, et aegluse kohta käiv osa vastas tõele. Metoodilisuse kohta aga mitte eriti. Viimaste riistvaratõrgete jada viitas lohakale testimisprotsessile, mis lasi tõsistel konstruktsiooniprobleemidel märkamatult läbi lipsata. Ja SpaceXil võib olla eelis, kuna nad ebaõnnestuvad kiiremini. SpaceXi rakettide kohta on lugematul hulgal lugusid ja pealkirju ning seda seetõttu, et Elon Muski ettevõte kasutab hulljulgena kõlavat lähenemist, mida kutsutakse fail fast ehk ebaõnnestu kiiresti. Nad ehitavad prototüüpe ja katsetavad neid startidega palju varem, kui need tegelikult valmis on. Enamik neist ei jõua isegi orbiidile, kuid ettevõte õpib ebaõnnestumistest ning ehitab uuesti tugevamalt ja kiiremini. Need katastroofid mõjuvad ettevõtte mainele halvasti, kuid tegelikult on see pigem teadlik läbikukkumiste planeerimine kui kehva planeerimise tõttu läbikukkumine. Samal ajal pingutab Blue Origin rohkem oma avaliku kuvandi säilitamise nimel. Nii et kui see ebaõnnestub, siis ebaõnnestub see korralikult. Ja kui raketid ebaõnnestuvad juba nii hilises faasis, siis mida veel ettevõte varjab? Blue Origini programmi keskmes on BEPE4 mootor, tuntud ka kui Blue Engine 4. See patenteeritud mootor on vedelkütusel töötav rakettmootor, mis kasutab vedelat, metaani ja astmelist tulemistsüklit, et saavutada üks võimsamaid stardijõude. Algselt projekteeriti see spetsiaalselt Blue Origini New Glenni raketi jaoks, kuid katsetuste käigus töötas see nii hästi, et 2014 aastal valis United Launch Alliance sellega oma järgmise põlvkonna programmi jaoks. Suurem osa BEPE4 katsetustest on sellest ajast seotud ULA Vulcan raketi arendusega ning see võis viia suurima probleemini. Kuigi BEPE4 peetakse ettevõtte üheks suurimaks saavutuseks, oli sellel väga pikk arendustsükkel. Loomisest kuni stardini kulus 13 aastat, enne kui see oli lennuks valmis. Võrdluseks, SpaceXi Raptor mootoril kulus lennuvalmiduseni jõudmiseks vaid 7 aastat. See kõik on osa Blue Origini tegutsemisviisist. See võidab toetajaid kõrgekvaliteediliste toodetega, mille tootmine on sageli kallis, mille jaoks on raske materjale hankida ning kus ühe rikkekorran võib kogu projekt tagasi lükata. BEPE4 mootor on tugevalt hilinenud arendus- ja inseneriprobleemide tõttu, eriti alguses, millest paljud olid seotud ülekuumenemisega. Sellised probleemid on üsna tavalised suure võimsusega põlemissüsteemide puhul, kuid BEPE4 keerukus toob kaasa palju võimalikke rikkekohti. See tugineb ka suurtele kogustele, metaanile ja vedelale hapnikule, et reaktsioon käivitada, kusjuures mõlemal on oma tarneahel, mis võib tootmist aeglustada. Nii et isegi väikesed viivitused kütuse või riistvara tarnetes võivad mõjutada kogu ehitusprotsessi. See tähendab, et iga rikke puhul on panused suured. Praegu on BEPE4 raketi järele suur nõudlus, sest iga Vulcan rakett vajab 2 BEPE4 mootorit. New Glenn rakett vajab aga 7 mootorit ja kõik need hävisid hiljutises plahvatuses. Mootorid toodetakse Alabamas ja tootmist ei saa lihtsalt suurendada, et ootamatut puudujääki katta. Kuna Blue Originil on lepingud ka ULA-ga, peab ta esmalt täitma välised tellimused, enne kui saab keskenduda omaenda rakettide asendamisele. See tekitab kitsaskoha, mis võib juba niigi edasi lükatud missioone veelgi kaugemale nihutada. Ja see ohustab kogu USA kosmosetööstust. Blue Origini nõudlus tipptasemel kvaliteedi järele on jätnud selle keeruka tarneahela meelevalla. Eksimisruumi on vähe ja praegune olukord, milles Blue Origin end leiab, võib veelgi halveneda, kui konkurendid ja partnerid eest ära kihutavad. Kõik see avaldab Blue Originile veelgi suuremat survet, et oma tipptasemel laev taas õhku tõsta.
Kui aga probleeme on nii palju, siis kuidas sai Blue Origin üldse NASA lepingu? Jeff Bezos võib praegu NASAga hästi läbi saada, kuid see ei ole alati nii olnud. 2021 aastal kaebas Bezos valitsuse kohtusse, astudes õiguslikku lahingusse USA riigikontrolliga. Ta väitis, et NASA eelistas ebaõiglaselt SpaceXi, andes Elon Muski ettevõttele suure kuu maandumise lepingu. See kaebus esitati koos lennundusettevõttega Dynetics, kuid amet otsustas, et NASA hindamisprotsess oli õiglane ja neil oli täielik õigus valida SpaceX. See oli Jeff Bezose jaoks suur tagasilöök ja ta pidi kiiresti taastuma. SpaceXi leping oli üks ajaloo tulusamaid, väärtusega $2,9 miljardit. Analüütikud ootasid algselt, et NASA annab lepingu 2 erinevale ettevõttele, kuid kosmoseprogrammi jaoks eraldatud väiksem kui oodatud eelarve tähendas, et NASA pidi tegema raske valiku. Blue Origin jäi kaotajaks. See oli esimene märk sellest, et Blue Origin jääb insenerivõidujooksus alla. SpaceXil oli sel hetkel avalikkuse usaldus väiksem, peamiselt tänu Elon Muski vastuolulisele isiksusele, kuid neil oli ajalugu projektide elluviimisel alla eelarve ja enne tähtaega. Kui Bezos ei suutnud insenerivõidujooksu võita, siis ta võidaks lobisõja. Jeff Bezos netoväärtus on praegu umbes $254 miljardit, peamiselt tänu 8,2% osalusele Amazonis. See muudab tohutud kulutused tema jaoks tühiseks. Ja tehnoplutokraat ei pelga raha kulutada, kui ta tahab võita. Blue Origin on projekt, mida ta näeb võimalusena liikuda eduka ärimehe staatusest ajalooliseks legendiks. Selleks, et tagada see muutus, kulutab ta ainuüksi ettevõtte lobitööle umbes $2 miljonit ning pärast 2021 aasta suure lepingu kaotamist suurendas ta seda veelgi. See tasus end peagi ära. Bezos sihtis spetsiaalselt NASA mehitatud maandumissüsteemi eelarveridu, mis on üks täpsemaid ja kriitilisemaid süsteeme mehitatud kuu missiooni jaoks. Kuid pärast seda, kui SpaceX sai oma lepingu 2021 aastal, näis rahakraan olevat kinni keeratud. Välja arvatud see, et Bezose kohtuasja tõttu NASA vastu peatati SpaceXi lepingu tööd sisuliselt 7 kuuks, mis viis projekti graafikust maha. See tähendas, et kosmoseprogrammi graafikus püsimiseks vajas NASA varuvarianti, mis suudaks kohe tööle hakata. Ja arva ära, kes tundus kõige kindlam valik. See oli üks kõige tõhusamaid poliitilisi käike erasektori kosmoselennunduses. Pärast suure lepingu kaotamist ei lahkunud Blue Origin lihtsalt niisama. See vaidlustas otsuse juriidiliste kanalite kaudu, aeglustades protsessi osasid, kuni vaidlus kestis. Samal ajal suurendas see oma lobitööd, rõhutades, et on endiselt valitsuse missioonide jaoks tugevam pikaajaline partner. See töötas. Blue Origin sai $3,4 miljardit tagavara kuumaandumismooduli ehitamiseks. See oli suurem leping kui selle otsesel konkurendil. Blue Origin maksis end sisuliselt kosmosevõidujooksu sisse ja nüüd tuli tulemusi näidata. Kui alustad nii suure investeeringuga, jääb väga vähe ruumi vigadeks. Blue Originil toodati tulemusi ja seda väga kiiresti. Ilmselgelt pole nad seda suutnud. Projekt oli juba graafikust maas, kui 2026. aasta katastroof juhtus ja edasine areng aeglustus peaaegu seiskumiseni. NASA OIG osakond, peainspektori büroo, mis jälgib programmi eelarvet ja rahastust, uuris 2026. aasta raportis põhjalikult katastroofi tagajärgi. Tulemused polnud sugugi ilusad. Blue Origin ei too NASAle raha sisse. Tegelikult imeb see teid iga päev tühjaks. Iga kuu, mil Artemis-programm viibib, maksab maksumaksjale umbes $100 miljonit. Ainult selleks, et hoida kosmose stardisüsteemi ja Orion seadmeid hooldatuna ja valmis. See pole lihtsalt üks rakett, vaid tihedalt seotud süsteem koolitustest, testimisest ja infrastruktuurist, mis kõik peavad olema omavahel sünkroonis. Kui üks osa jääb toppama, töötab kogu süsteem taustal edasi ja põletab kogu aeg raha. Ja kõik algab stardisüsteemist, just sellest kohast, kus Blue Origini jaoks kõik valesti läheb. Kas nad suudavad taastuda või võidab Elon Musk kosmosevõidujooksu? SpaceXil võib olla rohkem ebaõnnestumisi, kuid Blue Origini omad tunduvad palju katastroofilisemad. Praegu sõltub Blue Origini maine tulevik suuresti sellest, kui kiiresti suudetakse uuesti tööle hakata. Föderaalvalitsuse jaoks ei ole $200 miljoni kaotus suur probleem. Aga kui viivitused jätkuvad ja Blue Origin ei näita oodatud edusamme, võib kannatus katkeda. Kuidas siis kõik nii valesti läks? Kuidas sai viltu minna ettevõttel, millel on piiramatud rahalised vahendid, tohutu tööjõud ja innovatsiooni ajaloogu? Amazonist sai tänane hiiglane, sest nad ehitasid parema lahenduse. Bezos vaatas killustatud jaekaubanduse maailma, kus kõik võitlesid oma osa eest ning mõistis, et tal on potentsiaal saada kogu jaekaubanduse kuningaks.
esmalt sihtis ta raamatupoode ja seejärel liikus edasi kaubamajade juurde, kuni ta oli ehitanud nii võimsa veebipõhise tarnevõrgu, et kõik pidid tema kaudu käima. Nüüd on see ühendatud meediavõrgu ja tellimisteenusega, mis on nii võimas, et sellele pole isegi ligilähedast konkurenti. Just selline aeglane ja metoodiline domineerimine teebki Amazoni nii edukaks. Aga kas see kandub üle ka lennundus- ja kosmosetööstusse? Tundub, et mitte. Iroonilisel kombel paistab selles võidujooksus kuule, et Jeff Bezos läheneb asjale vanakooli vaatenurgast. Kui SpaceX laseb rõõmsalt rakette õhku ja õpib rusudest, siis Blue Origin võtab eeskujuks 70ndate mõjukaid lennundus- ja kosmosetööstusettevõtteid, kes varustasid NASAd rakettidega. Nad keskendusid parema raketi müümisele ja konkurentide tõrjumisele, saades kasulikke lepinguid ning meelitades parimaid insenere üle. Aga sellist ülekaalu on raske saavutada ja seda on lihtne kaotada. Viimastel aastatel on Blue Origin näinud oma tippinseneride pidevat lahkumist. See hõlmas ka lahkumiste lainet kohe pärast seda, kui nad kaotasid kuumaanduri lepingu SpaceXile. Veelgi muret tekitavam on see, et ettevõte otsustas pärast New Glenni esimest starti koondada kuni 1000 töötajat, mis on umbes 10% nende tööjõust. Ettevõte kujutas seda kui tavapärast ümberkorraldust, kui liiguti eemane algsest disainist ja testimisest. Kuid see oli muret tekitav märk ja osutus enneaegseks. Viimased arengud näitavad, et lõpptulemus on kaugeltki mitte lollikindel. Ja nende jaoks, kes võivad vabalt rääkida, ei maali ilusat pilti. Ettevõte on saanud negatiivseid hinnanguid arvustuste platvormidel nagu Glassdoor ja Indeed. Töökeskkonda on kirjeldatud kui pingelist, väga konkurentsitihedat ja agressiivsete tulemuslikkuse hindamistega. See on viinud selleni, et ettevõtte korporatiivkultuuri võrreldakse Amazoni laoga, kus valitsevad ranged normisüsteemid. Ja see võib olla vastuvõetav töökale näotöötajale, kes vajab tööd, kuid palju vähem kõrgelt koolitatud ja nõutud insenerile ühes maailma kõige konkurentsitihedamas valdkonnas. On asju, millest sa lihtsalt ei saa end rahaga välja osta. Jeff Bezos on toonud Blue Origini kosmosevõidujooksu südamesse, kuid ta on teinud seda peamiselt samade taktikatega, millega ta ehitas Amazoni. See töötas protsessi esimeses etapis, aga kas see aitab tal ka finišijoone ületada? Suurte tehnoloogiafirmade kultuur hindab konkurentsivõimet, kuid sellega kaasneb ka kohtuasjadele orienteeritud ja dokumentatsioonirohke bürokraatia, mis saavutab edu sageli pigem konkurentide aeglustamise kui neist kiiremini edasiliikumise kaudu. Kui ettevõte ei suuda parandada oma mainet töökohana, võib ta sattuda takistuse otsa, millest rahaga välja ei pääse. Ajude äravool. Ettevõte mädaneb aeglaselt seestpoolt, aga mida see tähendab kogu kosmosevõidujooksu jaoks? Jeff Bezosil oli paberil ideaalne plaan. Ta oli ehitanud ühe ajaloo kõige halastamatult tõhusama tehnoloogiaettevõtte. Ta teadis, kuidas asju ehitada ja tal oli kindel käsi, erinevalt üha ettearvamatumast Elon Muskist. Sinna jõudmine polnud lihtne, kuid tal õnnestus veenda valitsust oma kosmoseidufirmasse tugevalt investeerima. Ta arendas välja monopoli mõnes kriitilises valdkonnas, ilma milleta järgmine suur start ei saanud edasi minna. Pole midagi kasumlikumat kui ühe tarnepunktiga süsteem ja midagi laastavamat kui selle ebaõnnestumine, sest ta ei võistle enam ainult Elon Muskiga. Just siis, kui USA kosmoseprogramm valmistub naasma Kuule, tõstab Hiina oma riikliku kosmoseprogrammi enneolematult kõrgele ning nende pilk on suunatud nii Kuule kui ka Marsile. Praegune parim hinnang on, et Blue Origini praegune katastroof on mehitatud missiooni vähemalt aasta võrra edasi lükanud. Parimal juhul toimub start 2028 aastal. Hiina kosmoseprogramm on väga salastatud, seega pole võimalik täpselt teada, kui lähedal nad on. Aga kui nad stardivad esimesena ja missioon õnnestub, võib Blue Origin kaotada rohkem kui lihtsalt palju raha. See võib tähendada, et Ameerika Ühendriigid kaotavad järgmise kosmosevõidujooksu. Ameerika astub sellele uuele võitlusele vastu nõrgestatud ja tugevalt hilinenud raketi infrastruktuuriga ning see kõik on tingitud ühe mehe otsusekindlusest domineerida kosmoselennunduses samamoodi, nagu ta tegi jaekaubanduses. Ja nagu rida kukkuvaid tuuminoid, võib Jeff Bezose püüdlus viia selleni, et USA kaotab oma ülekaalu kosmoses. Kosmosevõidujooksu ägenedes pöörduvad pilgud kuust kaugemale ja üks mees juhib seda püüdlust. Kuid kas Elon Musk teeb seda kogu inimkonna nimel? Saate teada, kas SpaceX loob maailma ainult kõige rikkamatele inimestele või vaadake seda videot.